Tänase piiblivõtme kirjakoht on 2. Saamuli raamatust, 6. peatükist salmid 1-23. Ja Taavet kogus taas kokku kõik oma Iisraeli valitud mehed, 30 000. Ja Taavet võttis kätte ning läks kogu rahvaga, kes oli tema juures Juuda paalasse, tuua sealt Jumala laegas, mille juures hüütakse appi nime, vägede issanda nime, kes istub keerubite peal. Ja nad vedasid Jumala laegast uue vankriga ning tõid selle ära Künkal asuvast Abinadaabi kojast. Ussa ja Ahjo, Abinadaabi pojad, juhtisid seda uut vankrit. Nõnda tõid nad ära Jumala laeka Künkal asuvast Abinadaabi kojast ja Ahjo käis laeka ees. Ja Taavet ja kogu Iisraeli sugu tantsisid issanda ees igasugu küpressipuust mänguriistadega, kannelde, naablite, trummide, käristite ja simblitega. Ja kui nad jõudsid Naakoni rehealuse juurde, pani Ussa oma käe Jumala laeka külge ja haaras sellest kinni, sest veised tahtsid ümber ajada ja siis issanda viha süttis põlema Ussa vastu ning Jumal lõi teda eksimuse pärast sinna maha ja ta suri seal Jumala laeka juures. Aga Taavet vihastas, et issand oli Ussa lõhki rebinud ja ta pani sellele paigale nimeks Perets Ussa, nagu see on tänapäevani. Ja Taavet kartis sel päeval issandat ning ütles, kuidas võib issanda laegast tulla minu juurde. Ja Taavet ei tahtnud lasta issanda laegast tuua enese juurde Taaveti linna, vaid laskis sel pöörduda katlase Obed Edomi kotta. Ja issanda laegas jäi katlas Obed Edomi kotta 3 kuuks. Ja issand õnnistas Obed Edomit ja kogu ta koda. Kui kuningas Taavetile jutustati ja öeldi, issand on õnnistanud Obed Edomi koda ja kõike seda, mis tal on Jumala laeka pärast, siis Taavet läks ja tõi rõõmsa meelega Jumala laeka Edoboodemi kojast üles Taaveti linna. Ja kui issanda laeka kandjad olid astunud 6 sammu, siis ta ohverdas härja ja nuumveise ja Taavet tantsis kõigest väest issanda ees. Ja Taavet oli riietatud ainult linasesse õlarüüsse. Taavet ja kogu Iisraeli sugu lõid issanda laeka juures hõisates ja sarve puhudes. Aga kui issanda laegas jõudis Taaveti linna, vaatas Sauli tütar Miikal aknast välja, nähes kuningat Taavetit hüppavat ja kargavat issanda ees, põlgas ta teda oma südames. Ja kui issanda laegas oli viidud ja asetatud ta paika keset telki, mille Taavet oli sellele püstitanud, siis ohverdas Taavet issanda ees põletus- ja tänuohvreid. Ja kui Taavet oli lõpetanud põletus- ja tänuohvrite ohverdamise, siis ta õnnistas rahvast vägede issanda nimel ja ta ragas kogu rahvale kõigile Iisraeli hulkadele, nii hästi meestele kui naistele, igale ühele ühe leivakakku ning tatli ja rosinakoogi ja siis ta läks ära kogu rahvas, igaüks oma koju. Ja kui Taavet jõudis koju oma peret õnnistama, siis tuli Miikal, Sauli tütar Taavetile vastu ja ütles, kuidas küll Iisraeli kuningas on ennast täna austanud, paljastades ennast täna oma sulaste teenijate silme ees nagu alp, kes sel kombel ennast täiesti paljastab. Aga Taavet ütles Miikalile, issanda ees, kes mind on valinud sinu isa ja kogu soo asemel ja kes käskis mind olla vürstiks issanda rahvale Iisraelil, jah, issanda ees olen ma tantsinud. Ja ma tahan ennast alandada veelgi rohkem ja olla iseenese silmis alandlik. Aga teenijate silmis, kellest sa rääkisid, olen ma auväärne. Ja Miikalil, Sauli tütrel ei olnud last kuni surmani. Aamen. Kogu koguduse telgi kuju ja ehitus oli kirjas juba Moosese ajal. Samuti kõik ohvritalitlused, samuti kogu koguduse telgi sisustus ja sellest kõige tähtsam on loomulikult seaduse laegas. Laegas, milles asusid Moosese seaduse tahvlid. Ja nüüd selle koguduse telgi püstitamine ja seaduse laeka toomine Hebronist ka nüüd Jeruusalemma on loomulik samm, mida Taavet igatseb, kui kuningriigi pealinnaks saab Jeruusalemm. Siiani ei ole seda tehtud, küllap vist Taavet ei kasuta laegast enam võitluste jaoks, mis käiks võitluste ees. Kord on ju laegas sattunud juba vaenlaste kätte, vilistite kätte ja enam ei maksa sellega riskida. Laegas mitte ei ole lihtsalt üks püha ese Jumala rahva jaoks, vaid selles avaldub ka üks hämmastav vägi. Samas aga üks vägi, mida ei saa kontrollida.
Kord on see vägi andnud lahingus võidu, aga kord on vaenlased selle laeku ometi enda kätte saanud. Kord on see andnud õnnistust karjale, mis selle laeka lähedal ja põllusaagile, aga kord ka õnnetust ja häda vaenlastele, kes selle laeka on enda kätte saanud. Igal juhul on tegemist millegagi, mis on lihtsalt enam kui sümbol või väärt asi. Jumala eriline meelevald käib selle laekaga kaasas. Mis iganes on ka meie suhtumine sellesse fakti, et ühes esemes võib olla vägi, see võib olla erinev, aga selge on see, rahval on ka aukartus selle seaduse laeka ees. Nüüd on aga aeg küps, Taavet laseb sellel laekal tulla Jeruusalemma. Et oleks rahvalgi veelgi selgem, Taavet ei kavatse enam otsida kuningriigile teist pealinna. Ta on selle leidnud ja seaduselaegas tuleb nüüd ka sellele kohale. Seaduselaeka toomine on suur sündmus. Ees lähevad muusikud, mängides ülistust Jumalale, aga tee peal juhtub midagi, mida selgitada ei ole kerge. Seaduselaegas, mis on vankri peal, hakkab kalduma, sest veised tahtsid justkui ümber ajada ja üks mees, Ussa, kes on lähedal, pani oma käe ette, et seda üleval hoida seda kukkumast ja Ussat tabab justkui võimas elektrilöök ja ta lebab surnuna maas. Taavet on hämmastunud ja lausa pahane. Kuidas võib see nii olla? Temal on olnud parimad mõtted ja soovid ja kavatsused seaduse laekaga, aga Jumal teeb midagi sellist. Mis see siis nüüd on? Võis kuningas mõelda. Kas ma olen siis nüüd Jumala pahameele all, et ma seda tahan teha? Kas ehk ma ei väärigi seda, et võiksin selle laeka Jeruusalemma tuua? Või ei luba Jumal sellel tulla? Kui asjad ei lähe nii, nagu sooviks, kui on tagasilööke, siis me võime mõelda tihtipeale, et see ei ole Jumala plaan. Küllap nii mõtleb ka Taavet. Laeka Jeruusalemma toomine jääb katki. Igal juhul ei lähe Taavet siin jõuga edasi. Kuningana ta oleks võinud ehk anda ikkagi käsk edasi liikuda, maksku mis maksab, oma plaan ellu viia. Taavet saab aru, et siin ei ole tegemist tema tahtmise või tema mõtetega, tema soovidega, et neid nui neljaks ellu viia. Kui üldse midagi teha, siis Jumala õnnistuse all. Kui üldse midagi otsustada, siis, et on selge teadmine, et Jumal seda ka õnnistab. Praegu ei ole Taavet selles kindel. Ja ta võtab aja maha. 3 kuud hiljem jõuab Taavetini teade, et Jumal on õnnistanud Obed-Edomi koda seaduse laeka pärast, kus see on. Ja Taavetile on see märk, et seaduse laegas on ometi Jumala õnnistuse allikas. Jumala hea meel on selle laeka üle ja selle valda üle ja küllap on Jumal andnud märgi ja vastuse, laegas saab tagasi tuua või edasi tuua Jeruusalemma. Ja tundub küll, et küsimus on Taavetit vaevanud kõik need 3 kuud. Et miks ta ei saa viia ellu seda oma soovi. Sest kui käes on vastus Jumalalt, siis on Taavetil suur rõõm. Siis nüüd on muusikat, ülistust, tantsu, ohvri toomine lausa esimeste sammude juures ja Taavet üldsegi mitte ei varja oma rõõmu, ta lausa tantsib rõõmuga laeka ees, ilma et ta varjaks oma rõõmu. Jumal on vastanud, Jumal on õnnistanud ja Jeruusalemma jõudes toob ta ohvreid Jumalale, annab kinke ka rahvale ja seda rõõmu ei võta ära ka Miikali põlastus, otsega oleks Taavet ennast tantsides häbistanud. Taavet teab, et see, mida ta on ta teinud Jumalale. Siin on ka tänased õppetunnid Taavetilt. Esiteks, Taavetil on soov mitte teha iga hinna eest oma tahet ja plaane ellu viia, vaid teha seda, mida Jumal ootab ja õnnistab. Jumala tahte teadmine nõuab mõnikord ka kannatlikku meelt ja ootamist. Ja teiseks, Taaveti rõõm Jumalas on midagi, mida ei pea häbenema. Rõõm Jumalas on midagi, mis aitab paljust läbi ja sütitab ka teisi. Õnnistatud päeva.